NATO ülem paljastab kokkuvarisemise, mida Trump Singapuris rääkides ennustas. Killustatud maailmast, mida ähvardavad sõjad, sabotaažid, droonid, allveekaablid, Vene surve, Hiina edasitung ja lääne liitlased, kes tormavad end taas relvastama. Hoiatus tuli Shangri-La julgeolekufoorumil ja jõuab kohale teisipäeval 2. juunil 2026. Nagu ebamugav kinnitus neile, kes on aastaid kritiseerinud Donald Trumpi selle eest, et ta nõudis liitlastelt rohkem kaitset, rohkem raha ja suuremat vastutust. Admiral Giuseppe Cavou-Cavoldragone ei rääkinud kui telekommentaator. Ta rääkis kui NATO sõjalise komitee esimees, alliansi kõrgeim sõjaline autoriteet ja tegi selgeks, et maailma julgeolek on jõudnud raskesse faasi. See on. NATO tunnistab nüüd, et peab rahu säilitamiseks sõjaks valmistuma. Miks siis Trumpi peeti liialdavaks, kui ta seda varem nõudis? Kui Euroopa räägib nüüd enda kaitsmisest, siis miks ta nii kaua Ameerika Ühendriikides sõltus? Kui kokkuvarisemine oli nii ilmne, kuidas nad siis nii kaua üllatust teeselda suutsid? Ma räägin sulle sellest kõigest kohe. Kui sulle meeldib selline otsekohene ja selge sisu, siis kaalu tellimist, sest siin on iga päev selliseid videoid. Dragon tegi seda. Ta hoiatab teda Singapuris sõjaväelaste, kaitseministrite ja mitmete riikide esindajate ees. Ta väitis, et maailm killustub. Viimaste aastakümnete stabiilsus mureneb ja vastased kasutavad seda nõrkust mitmel rindel ära. Komandör tõi näiteks kosmose militariseerimise, kübersõja, info manipuleerimise, majandusliku sõltuvuse relvana kasutamise ja tavapärase sõja naasmise Euroopas suurel skaalal. See polnud tavaline kõne. See oli pilt alliansist, mis sai liiga hilja aru, et mugavuse aeg on läbi. Just seal ilmub Donald Trump arutelu keskmesse, ilma et ta peaks laval olema. Aastaid on Donald Trump survestanud NATO liitlasi suurendama oma kaitsekulutusi ja lõpetama Ameerika Ühendriikide kohtlemise tasuta kindlustusena. Vana diplomaatiline eliit nimetas seda ebaviisakuseks, isoleerituseks ja rünnakuks alliansi vastu. Nüüd tunnistab NATO ise, et pelgalt paberil olev raha ei peata kedagi. Dragone ütles otse välja, et vaenlast ei peata see, kui lihtsalt raha õhus lehvitada. Tuleb muuta investeeringud reaalseks võimekuseks, pataljonideks, laevadeks, laskemoonaks, tööstuseks, tehnoloogiaks ja valmisolekuks. See lause võtab kokku selle, mida Trump rõhutas, kui ta ütles, et liitlased peavad rohkem maksma ja vähem sõltuma Ameerika maksumaksjast. Singapuri kohtumine näitas, et läänes endas on toimunud sügav muutus. Arutelu ei käi enam ainult tankide üle Euroopas või rahvusvahelistel tippkohtumistel antud lubaduste üle. Trump märkas seda poliitilist haprust enne, kui paljud juhid seda avalikult tunnistasid. Austraalia kaitseminister Richard Marles kinnitas sama arusaama, kui ta kõneles samal foorumil. Ta hoiatas, et merepõhi on muutunud vaidlusaluseks piirkonnaks ning tõi näiteks rünnakud ja tekitatud kahjud. Austraalia sõltub vaid 15 allveekaablist, mille kaudu liigub umbes 99% tema rahvusvahelisest internetiliiklusest. See ei ole teooria. See on uus vaikne sõda. Marles ütles ka, et 98% Austraalia kaubavahetusest liigub läbi sadamate. Austraalia kaitseminister Marles hoiatas, viidates vaidlustele ja rünnakutele ning rõhutas, et üle 40% kaitse-eelarves suunatakse mereliste võimete arendamiseks. See otsus näitab, et tõsised riigid on sõnumist aru saanud. Suveräänsust ei kaitsta ilusa jutuga. Suveräänsust kaitstakse laevade, radarite, satelliitide, allveelaevade, droonide, luure ja tööstusliku võimekusega. See on täpselt selline maailm, mida Trump kirjeldas, kui ta nõudis jõudu, piirikontrolli, kodumaist tootmist ja vastutustundlikumaid liitlasi. Euroopa hakkas samuti viga tunnistama. Taani peaminister Matt Frederiksen ütles, et eurooplased vähendasid pärast külma sõda sõjalisi kulutusi ja uskusid, et kui midagi juhtub, tulevad Ameerika Ühendriigid appi. See ülestunnistus on tõsine. See näitab, et osa Euroopast kohtas Washingtoni kui alalist ihukaitsjat, samal ajal kui peeti elegantseid kõnesid rahvusvahelisest korrast. Kui Trump nõudis, et iga liitlane kannaks oma osa, oli reaktsiooniks hüsteeria. Nüüd räägivad Euroopa juhid ise täielikust taasrelvastumisest, enesekaitsest ja võimest oma piire kaitsta.
pinged Gröönimaa pärast kuuluvad samuti sellesse pilti. Taani reageerib Trumpi väljaütlemistele, sest teab, et Arktika on muutunud tõeliseks vaidlusalaks. Piirkonnal on sõjaline, mineraalne, energeetiline ja strateegiline väärtus. Venemaa ja Hiina vaatavad Arktika poole kasvava huviga. Mere- ja laevateed, baasid, sensorid, kriitilised mineraalid ja sõjaline kohalolek muudavad Gröönimaa palju enamaks kui lihtsalt kaugeks territooriumiks. Kui Donald Trump selle teema üles võtab, käsitleb meedia seda kui provokatsiooni. Kui kindralid ja ministrid räägivad Arktika julgeolekust, nimetatakse seda strateegiaks. Erinevus seisneb selles, et Donald Trump tekitab ebamugavust, kui ta toob selle teema välja ilma diplomaatilise ilustamiseta. NATO on juba seadnud eesmärgiks kulutada 5% SKP-st kaitsele ja julgeolekule aastaks 2035, millest 3,5% läheb kesksele kaitsele ja 1,5% infrastruktuurile, võrkudele, tsiviilvalmidusele, innovatsioonile ja tööstusbaasile. See eesmärk ei tekkinud sellepärast, et maailm oleks muutunud rahulikumaks. See tekkis, sest allianss mõistis, et oht on muutunud kallimaks, kiiremaks ja laialdasemaks. Arve on nüüd käes. Euroopa ei saa enam teeselda, et 2% oleks piisav. Venemaa, Hiina, Iraani meresabotaaži, kübersõja ja massiliste droonide vastu võitlemiseks. Ukraina lisab veel ühe teguri – droonid. Volodõmõr Zelenski kinnitas, et ootab endiselt suurt droonilepet Ameerika Ühendriikidega ja vajab Trumpi heakskiitu, et edasi liikuda. Kiiev soovib pakkuda sõjas Venemaa vastu kogutud lahingukogemust, samal ajal kui Ameerika ettevõtetel on tehisintellekt ja arenenud tehnoloogia. See kombinatsioon võib luua maailma suurimaid sõjatehnoloogia kokkuleppeid. See ongi erinevus juhtimise ja allumise vahel. Vana välispoliitika aktsepteeris pikki, kalleid ja segaseid kokkuleppeid, sageli ilma selge vastutasuta. Trump kasutab survet. Ta küsib, kes maksab, kes toodab, kes saab kasu, kes võtab riski ja mis on eelis Ameerika Ühendriikidele. Ukraina droonide puhul ei ole küsimus selles, kas tehnoloogia on oluline. See on väga oluline. Küsimus on selles, kas Washington jätkab kokkulepete sõlmimist nagu sularaha automaat või hakkab läbirääkimisi pidama kui suur riik, kes teab oma turu, tööstuse ja tehisintellekti väärtust. Dragoni hoiatus seab ka Putini arvutuste keskmesse. Venemaa kasutab droone, rakete, sabotaaži, infosoja ja energiasurvet, et testida lääne reaktsiooni. Zelenski ütles, et Moskva jälgib NATO reaktsiooni, kui droonid liiguvad Rumeenia, Moldova, Poola või Balti riikide suunas. See näitab, et sõjapiir ei ole paigal. Putin mõõdab nõrkust, reageerimisaega ja poliitilist hirmu. Kui ta leiab kõhklust, liigub ta edasi. Kui ta leiab jõudu, arvutab ta ümber. Trump on alati mõistnud seda jõukeelt paremini kui need bürokraadid, kes arvasid, et ametlik avaldus suudab diktaatorit ohjeldada. Hiina on sama võrrandi teisel poolel. Indo-Vaikse ookeani piirkond kogeb meresurvet, tehnoloogilist võidujooksu ja militariseerimist. Lõuna-Hiina meri, Taiwan, veealused kaablid ja kaubateed on kõigi nende riikide huviorbiidis, kes sõltuvad ülemaailmsest kaubandusest. Austraalia ei investi allveelaevadesse, fregatidesse, hävitajatesse ja mereseiresse niisama lõbu pärast. Ta teeb seda, sest teab, et vastasseisu Pekingiga ei võideta naiivsusega. Trump pani Hiina-Ameerika poliitika keskmesse ajal, kui paljud pidasid Pekingit veel kahjutuks kaubanduspartneriks. Täna kordavad ministrid ja kindralid sama muret teiste sõnadega. Vana eliit püüab seda kõike muuta Trumpi kritiseerimiseks, sest ei suuda tunnistada, et ta pani diagnoosiga täppi. Praegu toimub võidujooks tegeliku võimekuse nimel. NATO hakkab survestama liitlasi suuremate eesmärkide täitmiseks. Euroopa laiendab tehaseid, laskemoona tootmist, õhutõrjet ja droone. Austraalia tugevdab mereseiret ja kriitilist taristut. Ja Trump selle surve keskmes omab tugevat trumbikaarti. Maailm, mis üritas teda naeruvääristada, räägib nüüd keelt, mille tema lauale pani. Mina olen Milson Alves, Global rahvusvaheliste suhete asjatundja ja minu eesmärk on hoida sind iga päev tõega hästi informeerituna. Uudiste lingid on video kirjelduses. Pane sellele videole like, telli kanal ja vaata lõpus kommentaare, et olla veelgi paremini seotud Milson Alves Global kogukonnaga.